No nii, tere maailm, siin Lauri, üks partner kinnisvarast. Täna räägime siukse vähe naljakama loo siis, mida ma just koosolekul kuulsin. See lugu pole õnneks või kahjuks siis minu objektist, vaid ühe kolleegi omast. Nimelt on lugu järgmine, et mu kolleegil on müügis üks päris lahe eksklusiivne asi. Asub siis mere ääres, siukene villa moodi asi, et päris kihvt asi. Ja ta on müümata päris pikka aega. Et ta hakkas siis mõtlema, et miks ta siis müümata on ja mis saaks teha paremini, et seda müüa. Ja siis ta rääkis siukse naljaka loo meile, et mis seal siis toimub. Nagu ma enne mainisin, tegu on tõesti eksklusiivse asjaga. Aga üks suur põhjus, miks see müümata on, ma ise arvan, on see, mida teeb omanik. Tavaliselt me soovitame siis omanikel kinnisvara müügi ajaks kodust lahkuda ja mitte müüki segada. Ma tean, see võib kõlada natuke karmilt, aga õiglaselt. Nii ta meie praktikas paraku on. Mida kaugemal on omanik müügi ajal, seda paremini müük läheb. Aga selle objektiga paraku nii ei ole. Nimelt on siis niimoodi, et kui inimesed tulevad seda objekti vaatama, on omanik alati kodus ja on valmis ka müügile kaasa aitama jutumärkides. Kuna tegu on vetsikult suure majaga, pigem isegi villaga, siis kui seal majal oleks kõik aknad, uksed lahti, oleks ta hästi valgusküllane, väga söödav kaup, ütleme niimoodi. Aga omanikule meeldib siis müügiga kaasa aidata ja alati kõik uksed kinni hoida. Ning kuidas see müügiprotsessis välja näeb, on niimoodi. Inimesed tulevad siis kohale, võtavad siis riburada pidi põhimõtteliselt kolonni, omanik läheb kõige ees. Juhatab siis mööda koridori ülesse või alla. Koridorid tegelikult oleks hästi avarad ja valgusküllased, kui kõik uksed ja aknad oleks lahti. Aga ütleme, et see pole siis that's not the case there, öeldakse inglise keeles. Uksed on kinni, aknad on kinni. Omanik teeb siis kõigepealt selle, ütleme näiteks magamiste ukse lahti ja hästi agressiivselt, niimoodi, et see uks nagu ragiseb reaalselt, nagu prauhti teeb lahti selle. Mis siis eest paistab, on täiesti pime tuba. Maakler siis palub, et ole hea, pane tuli ka põlema, et muidu me nagu üldse ei näe, mis siin toas toimub. Ja teeks nagu kardinad ka lahti ja kuidas ta nagu oma liigutusi teeb, on kõik nagu hästi agressiivne, et laksti tuleb põlema, kardin prauhti eest ära. Ja okei, olete juba siin näinud küll, lähme edasi, et nagu inimestele üldse nagu sellist personaalset ruumi ei anta. Ja kogu see näitamine on, ütleme siis inimeste jaoks paras piin. Loomulikult me maakler on väga tublid, on kõik teinud selleks seletanud, palun ole kamina ees, joo teed rahulikult, et lase mul müügile tegeleda, aga ei, et mõned inimesed lihtsalt ei lase oma kinnisvarast lahti. Ja selle tegevusega, mida see omanik korraldab seal müügi ajal, ei olegi võimalik nagu seda kinnisvara müüa. Nii et ma ei tea, mis seda õppida siis võib-olla, et kui te ise omanikene müüte kinnisvara, siis laske inimestele olla. Valmistage ette müügimapid, kui te oskate, kommunaalarved, kõik asjad, mida inimesed tahavad teada, peaks olema teil nagu paberitena vähemalt valmis. Ja kui sa ise sellega hakkama ei saa, müüki takistada ei taha, siis ole hea, võid minuga ühendust võtta või mõne muu maakleriga üks partnerist. Loodan, et oli meeleolukas kuulamine. Aitäh!